et Janne, sina oled olnud eluaeg peaaegu vist ikkagi avalikus sektoris, ütleme, eks ole. Ja Mari vastupidi, nii palju kui ma tean, ikkagi erasektoris. Puhas erasektor. Et avaliku sektorit, me ju teame, et see on ju selline aeglane ja bürokraatlik ja nüüd ma mõtlen noortele inimestele, kes nagu tahavad hästi kiiresti mingeid nagu tulemusi ja kiiret tagasisidet, et miks ikkagi võiks kaaluda avaliku sektorit, näiteks ka esimese töökohana? Mis sa ütleksid? No, avalikus sektoris ikkagi toimub väga olulisi asju, et me kasvatame, me arendame, me loome oma riiki iga päev selle sektori kaudu. Et see on hästi tähenduslik, mitte et see ei toimuks ka erasektoris. Ma just tahtsin kättusse. Ei, aga vaata, ma praegu pean selle eest rääkima. Tegelikult see toimub mõlemas sektoris. Tegelikult me iga inimese, iga kodanikuna ehitame seda. Aga avalikus sektoris on tõesti sellised valdkonnad, nagu seda on haridus ja seda on meditsiin ja kõik need valdkonnad, mis toetavad seda, et meie majandus saaks hästi toimida, et me üldse riigina saaks toimida. Üks ei ole parem kui teine, see on täitsa selge. Aga jah, et siin tuleb leppida sellega, et me elame, mitte leppida, vaid olla õnnelik, et me elame demokraatlikus riigis. Ja see tähendab seda, et kõik protsessid toimuvad aeglaselt, mitte mõnikord ka natuke kiiremini, aga et see aeglus on tingitud sellest, et me peame kokku leppima asjades, kui me töötame avalikus sektoris ja pidama kinni nendest reeglitest, mis tagavad selle demokraatliku riigi toimimise. Et sellega tuleb leppida, aga ma ei ütleks, et see kuidagi, mõnikord on küll nii, et miks see kõik peab nii aeglane olema, aga üldjoontes neid võimalusi ikkagi seda kõike vedike kiiremalt teha sõltub meist endist ka, et ei pea sellesse mõnusasse olekusse kinni jääma, et meil on siin mingid takistused, vaid pigem vaadata seda, et kuidas neid takistusi ikkagi ületada. Et eks ta, võtan kohe siin üle, et eks ta on muidugi, et paratamatult avalik sektor ongi aeglasem, nii kui Janne ütles, peabki olema, aga ega eras on ju ka niimoodi, et kui lõpuks on suured komplekssüsteemid, siis nagu päriselt laeva keeramine ju nii ei ole, et tulen esmaspäeval tööle ja teeme nagu see nädal kõike teisiti, siis tulen järgmises päev, siis teeme jälle kõike teisiti. Et tegelikult on ju ka seal oluline ja väga selgelt nägemus, stabiilsus, eesmärk, mille külge siis neid kiireid tegevusi saab kogu aeg nagu siduda ja põimida ja neid teha. Et kindlasti katsetamisruumi on erasektoril rohkem puhtalt juba sellest lähtudes, et ressursid, millega seda tehakse, on natukene ju kellegi omad, et riigi ressursid, mis kasutavad nagu kõigi meie ressursse, see peabki olema 9 korda mõtle, 1 kord ütle või 9 korda mõõda, 1 kord lõika. Et ma ka mul ei ole avaliku sektori kogemust ja muidugi nii palju, kui ma olen näinud, ma ei kujuta väga hästi ikkagi, et mismoodi avalikus sektoris toimetatakse ja kuidas mina sinna sobiks või ei sobiks, aga täpselt samamoodi ma vaatan näiteks väga suuri rahvusvahelisi kontserne, globaalseid kontserne, seda ka ei kujuta väga hästi, et mismoodi seal nagu piirkonna siis juhi või vastutajana toimida, et eks see tulen tagasi selle juurde, et mida suuremad on süsteemid, seda suurem on kompleksus ja sellega tuleb arvestada, et kui sa juhina seda komplekssust ei taju, siis tegelikult sa avastad selle organisatsiooni ja enda üsna pea kaoses ja siis saad ainult loota, et kõik läheb hästi. Aga siis sa tegelikult neid süsteeme enam ei halda ja siis on pahandus. Siis mis on need oskused või omadused või mingisugused märked CV-s, mis annaks eelise tööle kandideerijatele teie organisatsioonis? Mida te sealt otsiksite sellest CV-st? Aha, et kui meile kandideerib keegi, et millised, siis tema isikuomadused. No kindlasti igasugune
ettevõtlikkus ja mingisuguste asjade ära tegemine, et mina alati küsin inimeste käest, et näiteks tulevad noored mehed, ütlevad, nad on käinud kaitseväes, ma alati küsin, mis sa tegid seal ehk et teades, et juba seal tegelikult ju väga hästi sõelutakse juhtimisomadustega inimesi, teiste omadustega inimesi. Keegi on lõpetanud ülikooli ja on kraadiga, kohe sa saad aru, et mis tüüpi inimene ta on, mingid omadused peavad tal olemas olema. Et aga inimesi, keda me otsime, on kindlasti need, kes suudavad ise mõelda, kes suudavad tulla välja ideedega, mitte karta, et äkki see pole nii või äkki nad ütlevad mulle, et kunagi pole nii tehtud. Hirmus, kui organisatsioonil on juht, kes kohe selle peale ütleb, kunagi pole nii tehtud. Et ükski idee ei ole liiga väike selleks, et sellega välja tulla ja meie Magnum kindlasti ootab neid inimesi vestlustele, kes ütlevad, et mul on idee. Ja kui see on hea idee, siis hakkame pihta, et selline julgus ja ka selline oskus tegelikult kuulata ja diskuteerida, et julgusest ainult ei piisa, et tegelikult suured asjad sünnivad ju ikkagi koostööst. Ja suures organisatsioonis on see eriti tähtis. Ja need on need omadused, mida me kõik ettevõtjatena otsime. Et me otsime oma tiimidesse inimesi, kes suudaks võtta vastutust, kes saaks aru struktuurist, kes saaks aru kontekstist ja kes ei laseks ennast ka nii-öelda nagu maha suruda, et tegelikult tuleb oma ideede eest seista. Et see on kindlasti üks asi, mida ma olen õppinud elus. Et ühest lausest ei piisa, kui sa millegi usud, siis ütle teine, kolmas ja neljas ja 8. lause ka, seni kuni sa saad selle diskussiooni kätte ja ise jõuad ka sinna, kas see oli õige mõte või vale mõte. Et ei tohi loobuda, ärge loobuge oma ideedest ja unistustest. Aitäh! Ma kirjutan Mari jutule muidugi alla ja just see julgus ja selline aktiivsus, et on näha, et inimene on küll kõrgharitud, aga tõesti, et temas on sellist ettevõtlikkust ja julgust teha asju ja näha asju ja mõelda kaasa ja olla selline hea tiimiliige, nii et kui need paistavad ka sealt CV-st veel välja, et siis need annavad ikka eelise. Et ükskõik, mis tegevused need siis on, mis see noor inimene juba on ette võtnud siin elus, et on ta kuskil vabatahtlikuna tegutsenud, on ta kuskil käinud praktikal midagi sellist ette võtnud, mis on veel lisaks sellele, et ta on omandanud kõrghariduse, et need annavad sellise hea eelise. Aga aitäh teile!